Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on 19. veebruar 2025 ja kell on 5:30 õhtupoolikul kohaliku aja järgi. Eestis on kell juba 6:30. On kolmapäeva õhtu, nädala kokkuvõtte aeg sellest, mis on siin toimunud, mis on sündimas ja mis on maailmas arengud olnud viimastel aegadel. Esiteks Brüsselisse tuli nagu ikka esmaspäeva õhtuks. Eile ehk teisipäeval tuli meile külalisgrupp Toompea malevkonnast, Kaitseliidu liikmed, 20 kaitseliitlast, kes on ühed siis nii-öelda suuremad panustajad vabatahtlikena Kaitseliidu töösse, kes on väga aktiivsed Toompea malevkonnas, nii et meil oli väga hea meel neid vastu võtta siin. Ja osaliselt see külalisgrupp tuli just nimelt eile ja on ka täna siin, seetõttu, et täna me korraldasime väga kvaliteetse konverentsi julgeoleku teemal, nimelt kuidas siis valmistuda vastuhakuks võimalikele agressoritele ja tuua just nimelt välja nagu Eesti näidet selleks, et ka laiemalt Euroopas saadaks aru, mida üldse tähendab riigikaitse, mida tähendab tsiviilkaitse, mida tähendab totaalkaitse, kuidas peaks Euroopa üles ärkama oma liberaaldemokraatlikust unenäost, et kõik on ilus roosa manna ja tore ja vahva, vaid et maailm on natukene karmim koht ja aina karmimaks ta läheb. Ja seetõttu oligi siis meil külalisteks kutsutud sellele konverentsile endine Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ja endine Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi. Ja ametlikult korraldajaks oli siis meie poliitfraktsioon konservatiivid ja reformistid ja loomulikult ka Keskerakond. See oli väga asjalik, meil olid külalistel olid väga head faktilised näited selle kohta, kuidas on Eestis ehitatud üles Kaitseliit, kuidas see katab tervet Eestimaad, kuidas meil on tulnud väga palju liikmeid juurde. Hetkel tegevliikmete arv ületab juba 30 000 piiri, kuid loomulikult see number võiks olla veelgi suurem, just nimelt selleks, et iga Eesti inimene saaks iseseisvalt hakkama ükskõik millises kriisiolukorras, olgu selleks looduskatastroof, lumetorm, elektrikatkestus ja nii edasi, mitte ainult sõjaolukorras, vaid et iga inimene suudaks iseennast kaitsta, aidata oma perekondi, toetada oma lähedasi ja et siis Päästeamet või politsei ei peaks muretsema kõikide inimeste pärast, kui on mingisugune jama majas, kui on 3 päeva elektrikatkestused, kuidas siis inimene ellu jääb. Et seega iga Eesti inimene võiks liituda Kaitseliiduga, see tugevdab ka Eesti riigikaitset ja loomulikult samal ajal näiteks Riho Ühtegi väga selgelt tõi hästi välja ka asjaolu, mida olen ka mina korduvalt toonitanud, et väga oluline riigikaitse ülesehitamisel ja inimeste motiveerimisel on ka valitsuse tegevus. Ehk see, et valitsus oma tegevusega ei demotiveeriks oma kodanikke ja oma elanikke. Ehk see on otseselt seotud inimeste kaitsetahtega, nende patriotismiga, valmidusega oma riiki kaitsta, aga samal ajal kui riik põhimõtteliselt nöörib aina rohkem ja rohkem raha eelkõige suurperedelt, vaesematelt, pensionäridelt, ettevõtjatelt, siis mis on nende inimeste motivatsioon kaitsta seda riiki, kus valitsus peedistab sind 24/7, 365. Ehk et see ilmselgelt lööb inimeste moraali pihta ja kuigi valitsus ei võrdu riik, peaminister ei võrdu riik, siis paratamatult väga paljudel inimestel ei ole aega mõtiskleda nende erinevuste üle, vaid kui ta ei saa oma lastele süüa osta või peab vaatama, et kuidas automaks ära saaks makstud, et ta saaks jätkuvalt tööl käia ja lapsi viia kooli või trennidesse, siis inimene kahjuks, tal puudubki aeg mõelda, et riik on midagi palju sügavamat ja palju olulisemat kui hetkel võimul olev klikivalitsus Reformierakonna juhtimisel. Seetõttu ilmselgelt iga inimene Kaitseliidus on oluline. Ja kindral Herem rääkis just nimelt ka Ukraina olukorrast, Venemaa olukorrast, see oli väga realistlik ja ka toonitas väga hästi tõi välja just nimelt asjaolu, et meil ka Eestis luuakse mingisugune pettekujutelm, et kohe on Venemaa põlvili surutud, kohe ta laguneb mitmekümneks väikeseks riigiks, et siis tegelikult me ei ela reaalsuses. Me petame ka suuresti avalikkust, kui mingisugused ise hakanud sõjablogijad Delfi portaalis iga päev räägivad, et kohe-kohe on venelastel raketid otsas. Et see loob võltsreaalsuse, mis on omakorda ohtlik meie enda Eesti ühiskonnale ja meie inimestele. Aga
kes soovib seda konverentsi järgi vaadata, siis see on täiesti võimalik. Seda olema jaganud oma sotsiaalmeedias, ka Postimees tegi sellest otse blogi ja kajastas otseülekandena. Nii et kui lähete vaatate kas Postimehes või vaatate minu sotsiaalmeediat või vaatate Keskerakonna Facebooki lehelt, siis kindlasti see konverents on järele vaadatav, nii et soovitan väga soojalt. Kolmandaks, ehk me olemegi siin eelkõige tegelenud praegu külasgrupiga Toompea malevkonnast ja selle konverentsi korraldamisega. Ja kolmandaks, homme ehk neljapäeval lendan ma Ameerika Ühendriikidesse, kus toimub iga-aastane kõige suurem konservatiivide ehk vabariiklaste konverents CPAC ehk Conference of Political Action, kus laupäeval peab kõne ka president Trump. Nii et lähen sinna esindama siis meie nii-öelda poliitilise partei konservatiivide reformistide delegatsiooni liikmena ja loomulikult esindan ka Keskerakonda ja loomulikult siis on meil kohtumised planeeritud mitmete senati liikmetega, kongressi liikmetega ja ootame siis väga suure huviga, et mida Trump oma kõnes laupäeval ütleb ja kuulan väga hoolega. Igastahes viimaste päevade arengud tekitavad küsimusi, kahtlemata. Ühest küljest ma ei pööraks liiga palju tähelepanu sellele vahule, mis siin ümbritseb, et kui ameeriklased istuvad taha venelastega Saudi Araabias ja kõnelevad, et see ei ole mingisugune tragöödiaga maailma lõppel, et see on paratamatu, et maailma suurimate riikide esindajad räägivad läbi, see kas see eestlastele või eurooplastele laiemalt meeldib või meeldi, on hoopis teisejärguline küsimus, nii see on. Küsimus on pigem selles, et millest räägitakse, millest kokku lepitakse ja mis on tagajärjed. Ja siin ilmselgelt ka Trumpi mingid sõnumid selle kohta, et nagu alles täna, et Zelenski on diktaator, see ei ole ilmselgelt nagu relevantne. Ja muidugi, kui keegi räägib, et miks pole Ukrainas korraldatud valimisi, siis ka Ukraina põhiseaduse enda kohaselt ei saa valimisi korraldada sõja ajal. Ja hetkel on sõja olukord Ukrainas. Nii et need avaldused on imelikud, võiks öelda, aga samal ajal enne, kui me ei tea konkreetseid fakte või mingisuguseid tulemusi, ei tasu ka Eesti meedial liiga palju vahtu üles peksta, et siis avalikust hirmutada. Et siin on vaja hoida rahulikult külma närvi ja samas ka aru saada sellest, et kui Eestis on loodud pettekujutelm, et kõik ülejäänud maailma riigid peavad võtma südameasjaks Eesti inimeste, Eesti rahva kaitsmise, nende ees sõdimise, siis ilmselgelt need poliitikud, kes on selle juttu rääkinud aastaid, on loonud jällegi võltsreaalsuse, uinutanud Eesti avalikkust, uskudes, et ega me ei peagi ise nii palju panustama, nii palju investeerima kaitsevõimesse, ise liituma Kaitseliiduga, sest küllap ameeriklased meid kaitsevad, küllap sakslased meid kaitsevad, sest me oleme nii ilusad ja toredad inimesed, et ilmselgelt on sakslaste, ameeriklaste, prantslaste jaoks kõige suurem mure maailmas Eesti kaitsmine. See ei ole realistlik. Ehk et täna see, mida Eesti peab tegema kiirkorras, on muidugi investeerima kaitsevõimesse, suurendama inimeste arvu, kes liituvad Kaitseliiduga, aga samal ajal tegema väga selged poliitilised ja sõjalised kokkulepped Lätiga, Leeduga, Poolaga ja Soomega, sest see on meie üks piirkond, mis ajalooliselt on ära murtud ükshaaval. Sellepärast, et need kõik riigid vaatavad eri suundades, üritavad teha mingeid eri kokkuleppeid üksinda. Aga Baltikum koos Poola ja Soomega on kokku liidetud ajalooliselt. Ehk et meie huvi, mida praegu peaks kaitseminister tegema, on see, et kutsuma nende riikide kaitseministrid omale sauna, leppime kokku, et kui teeme relvahankeid, teeme ühiselt, et hind alla saada ja et me kasutaksime samu süsteeme. Välisministrid, Eesti välisminister oleks siis Eestil tõesti ka välisminister, seda meil kahjuks ei ole, vaid meil on mingisugused tolad mängivad poliitikuid. Eesti välisminister peaks maha istuma Läti, Leedu, Poola ja Soome kolleegidega ja tegema kokkulepped. Kui asi läheb pingeliseks, siis põhimõtteliselt me oleme ühes sama supi sees ja meid ei murta ükshaaval ära, vaid meil on olemas selgelt välispoliitilised kokkulepped omavahel, et kui NATO artikkel 5 ei tööta, ja sellest ka tuleb avalikult rääkida, kui see ei tööta, loodame, et töötab, aga kui ei tööta, siis meil peab olema ka plaan B. Meil peab olema see kindlus, et soomlased ei vaata pealt, kui Eestis läheb jamaks. Eesti ei vaata pealt, kui Lätis läheb jamaks ja nii edasi. Aga seda kahjuks muidugi Eestis täna ei tehta, vaid mõeldaks selle peale, et kuidas keevitada uusi makse juurde ja kuidas röövida Eesti inimesi. Kahjuks. Seetõttu me peame edasi võitlema, muud meil üle pole, sest olgu see olukord Eestis nagu ta on, pole mina veel maailmas näinud paremat riiki, kus elada ja pole kuulnud paremat keelt kõlamas kui eesti keelt.
Igastahes kindlasti annan tagasisidet ka Ameerika Ühendriikides toimuvast selle konverentsi ajal. Tagasi jõuan ma Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril lõunapaiku, nii et jõuan kenasti ka presidendi vastuvõtule, kuhu ma lähen nii nagu ka eelmisel aastal läksin, sest ma hindan traditsioone ja ma usun, et see on viisakas traditsioon, kuigi seal ilmselgelt kohtub ka inimesi, kellega ma igapäevaselt kohtuda ei sooviks ja seal näeb ka inimesi, kes on otseselt süüdi tänases Eesti olukorras, nii majanduslikus olukorras kui ka julgeoleku olukorras, aga see on see riik, kus me elame ja need on need inimesed, kellega me peame edasi elama. Seniks aga soovime kõigile ilusat veebruarikuu jätku, juba on tunda kevade hõngu õhus ja võitleme edasi ja seisame ikka alati Eesti eest.